oled meenutanud, et sul oli Nõukogude Eestis vastik ja tahtsid sealt minema saada. Aga sa oled ka väljendanud mõtet, et sa ei tunne ennast praeguses Eesti Vabariigis koduselt. Ja veel enam oled öelnud, et sul nagu ei olegi kodumaad, on ainult kodumaal. Millest selline kodumaatuse tunne? Ma ei tea, mõned asjad hakkavad jah väga vastu. Kuna jah, see teatud sort rahvuslust ja selle ekspluateerimine poliitilistel eesmärkidel. Ja ka see teatud sorti parempoolne ideoloogia või nende niisugune kummaline hübriid. Ühelt poolt rahvuslus, mis peaks olema ju, rahvus on ju kollektiiv. Ja teiselt poolt, kuidas see on paaritunud sellise üliindividualistliku neoliberalismiga Eestis. Aga siis ma olen aru saanud, et tegelikult mõlematele on omane see, et tegelikult inimest hinnatakse vähem kui ütleme riiki või mingisuguseid suuremaid struktuure, firmasid ja et see inimese hea käekäik, inimese saatus praegustele Eesti poliitikutele sageli nii palju korda ei lähe. Edukate daamide assotsiatsioon oli vist selline olemas, edukate laste ühing või elts. See on minule kuidagi niivõrd vastuvõtmatu, sest edukus ei ole ju mingi, see on eetiliselt täiesti neutraalne kategooria. Edukas inimene võib olla lausa pätt ja lurjus, kuigi ta võib olla ka väga hää inimene, aga edukus ei määra inimese tegelikku mingit väärtust või. Aga see, et see inimese väärtus ja inimese saatus ja käekäik on kuidagi nii, ja selles mõttes põhiline peaks ikkagi inimene olema, inimeste suhted. Riik on midagi sekundaarset, ka riigi iseseisvus. Ja mind häirib ka see näiteks, et Nõukogude võimu ja Stalini nagu põhiline kuritegu oleks see, et ta paari väike riigi iseseisvuse likvideeris. Minu meelest põhiline pole mitte see kuriteod riikide vastu, vaid inimeste vastu. Kuidas inimestega käituti. Lõpuks ameeriklased võtsid ka Assoori saare üsna jõhkralt enda valdusse sõja ajal ja Islandile samuti tehti baasid, aga seal ei lastud inimesi maha, ei kehtestatud terrorirežiimi, nii nagu Eestis.